Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinsener ja õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eestieest.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 25 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused, et kuidas Hollandis normeeritakse energia neto null strateegiat, kas Saksamaal juba vähendatakse tuulikute omavahelist kaugust ja elektrikute ajakiri, elektriala, kas on seal uudiseid, kas rahvas soovib, et seda ajakirja ka me edaspidi kajastaksime? Jah, palun, Andres. Tervist ja mõistust ja tarkust nagu ikka ja proovin ka uuesti korrata alateadvus, teadvus ja teadvus. Kui me neid ei ava, neid ei arenda, räägime lihtsalt mööda minnes niimoodi elukestev õppe, siis me oleme selle elukese küll tühjalt läbi lasknud ja nii edasi, nii edasi. Ja kuna need 3 küsimust on 2 esimest küsimust vaatame slaidide pealt ja mullegi tuli nüüd elektriala poolt küsimusi, kas on mingid põrutavat uudist ka tulemus elektrialas siin Vabariigi ja Eesti tasemel. Siis ma ei hakanud teda panema, sest võib-olla tekivad väiksed probleemid elektrialaga, aga pealkirjade kohta ja reklaami suhtes, nagu ma arvan, et probleeme ei tule sealt poolt ja inimesi huvitab. Ja 3 uudist edetabel viimasest 5. elektrialast on sellised. Ma loen teile maha. Pealkiri on Enefit Green külmutab Liivi meretuulepargi projekti on pealkiri. Ja nüüd järgmine lause, kuulake tõsiselt. Enefit Green ja Sumitomo korporatsioon lõpetasid koostöö Liivi lahe meretuulepargi arendamisel. Näete, pealkiri ei ole kuidagi tehnokraatlik. Siis järgmine lause. Enefit Green ja Sumitomo korporatsioon lõpetasid koostöö Liivi lahe meretuulepargi arendamisest, leidsid, et praegune turuolukord ei paku piisavat kindlust. Ma ei hakka siin pikalt lugema neid miljardeid, mis siin lähevad käiku, aga mõlemad olid 50%-ga sees omanikud. Nii et kui pealkiri ütleb, et Enefit Green külmutab ja teine mees läks ära, kas ta saab sellega hakkama? No see on selline asi. Ja veel järgmine lause, edasine, et Enefit Green viib lõpule Liivi lahe meretuulepargi loamenetluse, et saab loa kätte, ja keskkonnamõju hindamise, et tagada projekti valmisolek tulevikuks. Edasine arendamine ja sellele järgnev ehitus jäävad ootama kindlamaid aegu. Ma olen teile kogu aeg ütelnud, et aeg on konstant, õhtu, hommik ja need tulevad. Ja miks ma selle niimoodi ütlesin, nõukogude ajal olin ka, siis tehti ka igasugused imelikud projektid valmis ja need läksid kalevi alla. Ja ei olnud seal öeldud mitte kunagi, et mingid ilusamaid korra aegu tehtud. Ja kuigi ei olnud kapitalistlik süsteem. Nii, see on esimene selline uudiste tabel. Aga teine küsimus peaks huvitama nüüd väga paljused, sest pinge 2025, seal oli ju ka number, et üle 10 000 elektrimüüja, kellel on päikesepatareid, nad on hädas elektrimüügiga. Ja näete, nüüd on tulemas selline asi, pealkiri. Tulekuna on elektrituru reform, mis annab väiketootjatele suuremad õigused. Mitte õigluse, aga õigused.
ja valitsus kavandab elektrituru reformi, mis annab väiketootjatele senistest suuremad võimalused ja vähendab bürokraatiat. Vaadake, kui bürokraatiat vähendab, selle võiks minema üldse visata selle bürokraatia. Elaksime ära paremini hoopis. Ja 4 peamist muudatust, millega riik parandab, vaadake, mingi riik on siin, mitte Eesti riik, parandab elektrisüsteemi toimepidevust ja suurendab energiajulgeolekut. Esimene punkt, mis on, kortermajad saavad hakata päikeseenergiat jagama kõigi korterite vahel, mitte ainult üldkasutavates ruumides. Vot nii, see on päris keeruline protsess hakkab tekkima, kui ma hakkan mõtlema. Aga vot teine on, näete, see natuke leevendab. Kuni 15 kilovatti mikrotootjatelt kaotatakse alakasutustasu, mis seni nõudis 95% tootmisvõimsuse kasutamist. Näete, kui vähem kasutasid, maksid ikka 100 raha. No vot see kipub ja on nagu õiglane ära kaduma või. 3. punkt, võrguettevõtjad peavad võimaldama paindlikke liitumist ka piirkondades, kuhu võrguarendus pole veel jõudnud. Vaadake, võrguettevõtjad peavad ka seal saama tegutseda. No umbes selline kaudne käsk. Ja 4. kuulake nüüd, kas sellest tuleb, usute seda või mõtelde, või ta läheb ka samasse ritta, nagu paljud on küsinud, mis praegu toimub, siis mina ütlen lihtsalt, praegu toimub see loogiline, ütleme, laiali jooksmine, loogiline, mitte midagi tegemine, et kõik on nagu planeeritud. Ja näete, 4. on tugevnev turu järelevalve, eespool öeldi, et bürokraatia väheneb alguses, aga näete, kui turu järelevalve, see on ju bürokraatia liit tugevdav. Ja kaasajastatakse turu manipulatsiooni karistusmäärasid. Näete, nii et tuleb ka karistusmäärad tulevad teiselt poolt tagasi. See oli nüüd teine uudis, mida tahetakse teha. Ja 3. lühidalt, näete, Ülemiste City rajas varustuskindluse tagamiseks akusalvesti. Ja siin ma pikalt ei hakka rääkima, see akusalvesti aitab tal seal olla või mitte, seda näitab ka meil see ajakene konstantne aeg. Nii, läheme siis slaidide juurde. Nii, küsimus oli ju, kuidas Hollandis normeeritakse energia nullstrateegiat. Näete, siin on pealkiri olemas. Elektrienergia normeerimine, hakatakse panema palju saad ja palju ei saa ja näete, Hollandi neto null katastroof on kohe pealkiri olemas. Pilt on ka selline, pole nagu meil ka pimedad sügised tulevad, nagu nüüd ütleme Hollandi moodi. Nii et vaatame siis edasi rahulikult seda pilti. Nii, ja näete, mida siis ütleb selle kohta see uudisekene. Holland järgib globalistlikku neto null strateegiat ja tulemus, mis on? Elektrikriis, tuhanded ettevõtted ja leibkonnad ootavad ülekoormatud elektrivõrku ühendamist. Näete, nad ei saa kuidagi ühendada, peenikesed juhtmed on üleval, ütleme, lihtsast talupoja mõistusest. Nii et neid on vaja need 110 000 või 300 000 kilovati kõrgepingeliine ehitada. Ja näete, kehtib normeerimine. Roheline globalistlik kliimaideoloogia hävitab heaolu. Ja edasi näete, kõik need jõupingutused CO2 ehk süsihappegaasi heitmete vähendamiseks elektri tootmises avaldavad negatiivset mõju varustuskindlustele. Aga meil siin eespool oli ka juttu, et varustuskindlus kohe paraneb, kui paneme neid akusid ja neid päikesepatareisid ja teeme lihtsamaks nende katusele ja korterite vahele jagamisel.
aga näete, see võtab ära mida rohkem, kui ma käisin koolis, siis oli põhiasi, et kui elektriühendusel peab olema minimaalselt kokku neid ühendusi, kruvi ja kontakte, sest iga kontakt soojeneb, laseb lahti ja väga raske on otsida viga. Ja näete, eriti märkavad seda hollandlased. Ligi 12 000 ettevõtet, päris hea number on. Ja tuhanded äsja ehitatud kodud on elektriühenduse ootejärjekordades. Vaadake see ettevõte, kuida nad seal teevad tööd, aga paljud on tulnud välismaalt, räägib, et ainukene, mis töötab nendel suvel, töötas on külmkapp, et toit ei läheks külmaks. Ülejäänud asjad käivad kõik käsitsi peaaegu, lõkke peal ja lampe ja tuld sisse lülita. Ja näete selle põhjus, gaasi tootmise lõpp Groningeni maardlas 2023. aastal koos elektri tootmise üleminekuga ohutult maagaasilt tuule ja päikeseenergiale. Ja seega täielikult sõltuvusele ilmast. Näete, kui ilm on külm, paha vihma sajab, on külm, haigestumise oht on suur. Näete, siis elektrit ei ole, et sooja saada. Ja kindlasti sellepärast mõeldi välja ka need COVID-i süstid, et siis saaks midagi ikka sisse panna, et inimene rahuneks natukene aega. No, aga see on minu subjektiivne mõtlemine selle juures. Et ma kahtlustan, oli neid COVID-i süstisi vaja ja teine asi, nagu siin oli, et biogaasi sai ka meie sigade tapmise eest kusagil kaugemale saata. No, siis see aitab ka võib-olla seda sõltuvust ilmast. Nii, lähme siis edasi ja näete, nii nagu Financial Times siiski teatab. Me oleme siin saadestes rääkinud, et kasutame fakte ainult igal pool. Teatab, ei ole Hollandi elektrivõrk varustatud selliste tohutult kõikuvate ilmastikust sõltuvate elektrienergia kogustega toimetulekuks. Ja vaadake, need toimetulekud oli Püree ja Hispaanias oli see blackout. Seal ongi, kui kõik korraga lülitab päike sisse, päike on siis suurem kui elektrik, varem oli ka naljasõna, et milline eriala see Jumal lõi. Esimene oli ju sõna, see oli ajakirjaniku eriala, teine oli elektrikuna, et saagu valgus, siis elektrik lülitas lülitit, aga nüüd tuleb välja, et elektrikul ei ole seal mitte mingit sõnaõigust ega mingit, ütles päike, kui paneb ikka valguse peale, siis tuleb selline suur elektrihulk, et ei mahu kuidagi juhtmetesse ära. Ja näete, hinnangute kohaselt ei paigaldata mõnes piirkonnas uusi elektriühendusi veel 5 aasta jooksul. Näete, istute sujuvalt 5 aastat pimeduses, aga seal on natuke soojem, ma arvan. Ja kogu võrgu taastamiseks järgmise 15 aasta jooksul vajalik investeering on hinnanguliselt umbes 200 miljardit eurot. Näete, kui ilus number tuleb sisse, kui ei teeks neid ja me paneks need gaasi, ostaks odavamat gaasi, toru sees põleb ja odavamat kütust, ei ole vaja selliseid miljardid eurod mitte kuhugile minema visata. Mõelge, kas see on nüüd Eesti talupoja mõttele kaasnev, kas me peame ikka siin mõtlema ära, nagu meil tavaliselt on, ütlus, me peame kellegi moodi olema. Mood on selline asi, et värgiga võime siin Armanit ja Hugo Bossist rääkida. No Hugo Boss oli ka õige boss ju.
tema ju tegi saksa vormi, vaadake kui ilusti saksa Gestapol ja Adler ja Wehrmachtil olid need ohvitseri kirsadega kalifeepüksid, sobisid ilusti need ratsapüksid, see oli Hugo Bossi, prantslase moedisaineri oma ja kõik tahtsid tema moodi olla. Näete, ajalugu on selline. Ja viimane lausekene, näete, ja millised on kulud, siis küsime. Tarbijad, kes juba maksavad elektri eest rekordilise hindu, peavad neid kandma. Nii et saite aru, kui me oleme ikka ka, tahame nende moodi olla, siis saame ka rekordilisi hindu maksta. Ja kuigi rahvas ja siin räägitakse, meie elukallidus pidi olema juba Euroopas päri 5 rikkama hulgas või kusagil sealkandis. Nii et Ansipil ei ole siin valet midagi, kui te tahate vaielda. Nii, lähme siis edasi. Teine huvitav asi, mis siin ka võib juhtuda, vaadake Nursipalu ja muud inimesed, kes siin vaatate, näete, must-punane on ka roheline. Vaadake, must-kollane, must-punane on Saksa lipuvärmid, kui te teate, ta muutub ka roheliseks ja näete, mis siin on siis öeldud ilusti selle kohta. On tuuleelektrijaamade vaheline minimaalne kaugus enne lõppu. Vaadake, pealkiri on niisugune hea segane, aga vaatame all. Rohelised ei pruugi enam föderaalvalitsuses olla, kuid nende kliimahull ideoloogia, vaadake, religioon või usu mõte, idee läheb ikka edasi. On juba ammu haaranud enda alla nende parteide, ma ei hakka neid tähti lugema, oskate ise need kokku lugeda, need on trükitähed. Ma loodan, et meie saated vaatavad ka need, kes ka väiksemaid tähti peale trükitähtede teavad. Ja teine näide selle kohta on tuuleturbiinide minimaalse kauguse nõude peatne lõpetamine elamupiirkondades. Ja Berliin läheb Euroopa Liidu direktiivide rakendamisel liiale. Vaadake, siin on hea pilt, ma selle pildi võtsin ära. Tulete ükskord töölt, autoparkla on teil olemas, aga seal seisab tuulik. Proovige siis oma garaaži seda ajada või mitte, need labad möllavad ja vaatame, millega nad põhjendavad. Oht ja kõik on nagu mööda minnes, nii nagu koolis me ei pea seda ohu poolt üldse vaatama ja Eesti on ainulaadne riik, 10 aastat meil ei ole ka elektriohutusseadust, aga siin ei ole elektriga ka suurt midagi pistmist, kui selle labaga vastu pead saad. See on juba hoopis teine lugu. Nii, ja vaatame, mis siis ütlevad selle kohta nüüd ilusti need labadega poisid. Näete, kõik, kes arvasid, et rohelise partei lahkumine föderaalvalitsusest tooks Saksamaal kliimapoliitikasse veidi rohkem proportsiooni taju ja tervet mõistust, on taas kord eksinud. Me teate küll, kuhu see Habeck läks ja kus see neiukene läks, kes olid roheliste pealikud. Üks läks ju, kamandab seal juba veidi selles ÜRO-s ja teine on siis ka koolis Ameerikas õppejõuna tööl. Konservatiivne punane koalitsioon nõuab jätkuvalt tuulikute laiendamist kontrollimatu ja ilmastikust sõltuva elektri tootmise eesmärgil. See kaotab minimaalse kauguse elamupiirkonnas. Näete, siin ütleb ilusti ära, kui seda lahti teete, lähete selle Report 24 News leheküljele, selle aadressile ja teete selle sinise, näete, see kaotab ka minimaalse kauguse elamupiirkondades, siis saate selle määruse või seaduse, nagu öeldakse, õigluse värg. Ja nagu ma olen märkinud, ütles ka Albert Einstein kunagi,
Lollidele on vaja seda seadus ükskõik, aga targad ja geeniused, need saavad kaoses hakkama. No vot, need oskavad võib-olla tiiviku laba eest kõrvale põigata või garaaži sisse sõita ja nii edasi. Ja näete, punktidega võtab siis lahti, millest see koosneb, see samane määrus. Esimene punkt. Ilmselgelt ei piisa ainult loodusmaastike moonutamisest, nende koletistega tulevikus puutuvad kodanikud pidevalt kokku ka tuulikute madalsagedusliku müraga. Mida ligemal on, seda põrinat kuuleb paremini. Sest mäletate või olete lugenud, meil olid Eestis ka need veskid, mis töötasid ainult sügiseti, kui mölder jahvatas terad jahuks, siis nad põrisesid küll, aga kõik teadsid, et see põrin lõpeb viimase jahu viljatera valmimisega ära ja pannakse jälle seisma, puhastab ära need jahud ära, et see ratid ja värgid ei kõnniks ringi ja läheb järgmine aasta jälle põrinaga tööle. Mölder jäi möldriks. Ja kingsepp jäi ka kingsepaks sellel omal ajal. Nii ja lähme siis edasi. Ja jõuame siis, näete, milline see õigusakt kavandatakse ära. Nii et võite mõelda, me peame kiiresti vähemalt nende moodi olema. Nii et Nursipalu ja teised sellised kohad, kus neid tahetakse tulla, võtke nad kahe käega ikka vastu. Sest varsti võib-olla see trall lõpeb, aga nemad lähevad minema, aga need tuulikud jäävad teile sinna monumendi. Ja siis saate välja kuulutada sellise teema, kui siin on mõned erakonnad ära, et vaja likvideerida või hävitada punamonumente, siis on nendele saab panna rohemonumentideks ilusti selle sõnastuse, need ära. Ja oli selline Poola hea satiirik, soovitan Stanislav Leksi lugeda, tema ütles ka sellised kuldsed sõnad. Kui te monumente lõhute, siis vähemalt alused jätke alles. Nii et siin on rohemonumentidega tegemist. Ja näete, kavandatava õigusakti kohaselt lubatakse omavalitsustel tulevikus tuuleenergia ellu viia ka väljaspool määratletud prioriteetseid alasid, kuni on saavutatud föderaalne eesmärk. Näete, see on föderaalne eesmärk. Mina paneks sellele kirja, et see on lolli eesmärk, aga siin tuleb föderatsioon sisse, see on kõvem värk. Mis on 2% liidumaa pindalast. Näete, nii palju tuleb täis panna. See samm on aga näiteks Schleswig-Holsteinis kriitikat saanud. See seadus lubaks tuuleturbiinide kontrollimatut kasvu. Iga maja ette saad ju panna seal. Põhiline, et see tiivik omavahel kokku ei lähe. Ja tavaliselt nad ei saa kokku minna, sest tuule suund on alati ühepoolne, siis nad ei saaks üksteist segada ka, sest nad keeravad kõik õigele ja samale poolele. Muidugi on hea naabrite märk, nagu meil siin eestlane on, teine erakond ja teine eestlane on ikka teisele nagu magustoiduks, siis saaks ju need omavahel kokku sättida. Ja lubataks kontrollimatut kasvu ja lubaks nende elektrijaamade ehitamist isegi varem kaitstud tsoonides. Kuigi omavalitsused saavad juba lubada selliste rajatiste paigaldamist väljaspool praeguseid prioriteetseid alasid, kuid need on eesmärgist kõrvalde kaldumise menetluse raames loetakse alternatiivseks kasutamiseks vastuvõetavaks. Kehtetakse seadus tulevikus piirangud, kuulake, kuidas saab seda seadust rakendada, kuigi seadus ütleb, et on alternatiivne, et pead kaugele panema. Ja näete, siin ma panin punased. Piirangud saab panna ehitusmäärusega ja seadusjärgsete mürakaitse eeskirjadega sätestatud lühematele vahemaadele. Need määruse kirjutab ette, et selle kohaliku omavalitsuse
territooriumil sobib see tiivik sinna ära ja teise omavalitsuse territooriumil, näiteks Narva, seal on teist keelt räägivad, nende sõnade sumin ja müra on teine teises keeles, et on vaja seda eestikeelset õpet ja nii edasi panna, siis näete, siin saab neid vaheasju, märkusi teha. Nii, ja siis tuleme siis suuremale pildile tagasi, võtame kokku. Näete, siin peaks nüüd õppematerjali olema sees küll. Imendamine aeg tuleb, sügisene aeg on olemas, saate ära teada, nägite, Holland on väga raskes seisuses, seal on järjekorrad sees, kes tahtis panna, panid kiiremas korral oma katuseid, neid pakkusid või neid päikesepatareisid täis. Mult on küsitud päikesepatareide tööviljakuse selle kohta, siis ma võin teile öelda, vaadake, laboratoorium ja kui te olete ka kuulate televiisoris, seal öeldakse, et ostke see alkomeeter, taadeldud, kalibreeritud alkomeeter. Tähendab, alkomeeter kaotab oma täpsusklassist palju, siis mõelge ka see samane luksmeeter on samane, räni põhimõttel töötab, kui see elektripatarei seal, päikesepatareikara, tema vananeb aastate jooksul ja ühes saates, ma arvan, kas oli või tuleb, paneme kokku, iga päikesepaneel, patarei kaotab 2,7% oma võimsusest aastas. Nii et arvestage, 10 aastaga on ta 27% ehk 1/3 ära läinud. Neid on vaja vahetada, aga kui teil on mingi kindel pakett, et te nii palju toodate, teete, siis mõelge sellele küsimusele, kõik asjad vananevad. Nii. Teine küsimus, mis tuli nüüd meelde, inimesed on küsinud ka sellist küsimust hübriidautode kohta ja seda, siis vastus on ju lihtne, me oleme terve eluaeg siin sõitnud hübriidautoga. Vaadake, 12-voldine alalisvoolu aku on starteri käivitamiseks, tema peal põlevad tuled, esitagajad, stopptuled ja mootor töötab kõrge pingega või hoopis diisel on survega. Aga nüüd on hübriid teistpidi, aku peab olema suurem kui auto, ütleme, ja siis see pisikene väike kanistriga, et koju sõita, on siis see bensiinimootor seal taga. Nii et mõelge nüüd selle peale, tiivikute peale, inimesed, katsuge ikka mõelge, kas tahate enda õue peale tuulikut saada, nagu Saksamaal seadustesse juba kirjutatakse või ehitusmäärusesse, et ütleb, et siia sobib. Nii et selle koha pealt kõik. Aitäh sulle, Andres. No väga hea ettekanne ja sa mainisid seal ka roheliste parteid ja mul kohe kangastus see Eesti roheliste partei ja praeguseks nad enam ei tegutse, aga kui nad tulid, no ma olen täiesti veendunud, et nende ainsaks ülesandeks oligi kliimahüsteeria importimine Eestisse ja nii kavalalt seda kõike tehti niimoodi, et looduskaitse sildi all, et noh, et tuleb kaitsta ja meie seisame ja no muidugi noh, paljud niisugused loodussõbrad ju läksid ju selle teemaga kaasa ka, aga lõppkokkuvõttes oli ju see suuresti rahva lollitamine, ehk siis toodi see kliimahullus ja rohepööre meile, need ärimehed, kes sellega tegelesid, rikastusid ja kui plaan oli täidetud, siis on ka rohelised kuidagi kadunud, et enam ei ole kuskil neid loodusest hoolivaid inimesi, kes lõid ka oma partei, et tegid oma töö ära ja läinud nad ongi. Aga siinkohal läheks siis küsimustega edasi.
Kas Saksamaa ülisuur hulk tuulikuid toodavad ka palju vajalikku elektrit? Kas Saksamaal on ka energiavaesust näha? Kas Saksamaal võrgutasud nüüd kahekordistunud? Palun, Andres. Nii, jätkame. Ja kuna mäletame ajaloost väga palju, et meil on siin Balti-Saksa mõisnikud olnud, Saksamaa, Kreutzwald, Saksa tegi meil eepose, et nad aitasid meil ka siin haridust tõsta ja olla. Ja siis nüüd vaadake, need sama küsimused on, kas me praegu peaksime olema nende moodi või ei ole. Või aidata neid niimoodi kuidagimoodi sealt kännu tagant välja. Sest praegu, mis on, sai kunagi käia Hannoveri messil siin 30 aastat tagasi, oli mida vaadata. Ja teine asi, mis seal on ka ära, on see samane õllefestival on väga tugev veel alles, et need traditsioonid uuesti tagasi neil tuua. Siis lähme piltide peale ja hakkame siis vaatama neid 3 küsimust. Need on väga olulised küsimused. Nii, esimene küsimus meil oli siis, kas Saksamaa ülisuur tuulikute hulk toodab palju elektrit. Näete, siin on pealkiri ilusti, ütleb hoopis natukene teistmoodi. Saksamaa üha rohkem tuuleelektrijaamu, aga vähem elektrienergia toodangut. Näed, kuidas sellest aru saada? Kui mul on ikka 100 autot, siis peaks nagu rohkem olema, aga hoopis vastupidi. Ja näete, siin ta ütleb, Saksamaal on üha rohkem tuulikuid, kuid vaatamata paigaldusvõimsuse järsule suurenemisele ei kasva elektrienergia tootmine sama kiirusega. Vastupidi, saagikuseks efektiivsus väheneb märkimisväärselt ja koos sellega ka nende projektide kasumlikkus. Igal juhul ei muutu elekter odavamaks ja elektrivarustus ei muutu usaldusväärsemaks. Siin oli ka, meil oli ju siin üle-eelmine saade ka pingekonverents, Pinge 2025, kus Keit Rosimannus rääkis ka nutikatest lahendutest elektrivõrkudest, aga samas tuli välja, et kõik need võrgud Euroopas on 40 aastat vanad ja roostes. Vaadake, siin on sellele vastus olemas selles saates, kui te vaatasite, soovitan vaadata, tegime seal kokkuvõtted küsimuste peale. Ja näete, kui paneme neid robinal püsti, neid tuulikud, kõik nad toodavad, aga kuhu, millise traati me laseme, kuhu me selle laseme, kaablid ja juhtmed on vanad, ei mahu ja igavene asi pundar tuleb. Ja mõtelge, praegult on ka päris huvitav, on loosung on ühel erakonnal, mõelge ise välja, ma ei hakka siin reklaami tegema, ütleb, et muutus algab sealt Jõgevalt, muutus algab sealt Tallinnast ja see tekitab vaata sellise loo, et ei teagi, kus kohas see muutus hakkab, on ämblikuvõrk tekib ja ämblikuvõrguna ongi praegu see samane meie need Saksamaa lugu, et ühendad sinna ämblikuvõrku, aga kuhu ta jookseb ja kuhu ta läheb, see muutus või see elekter. Ja näete, Saksamaal jätkub tuuleenergiaamade laienemine hoogsalt. Näiteks eelmisel aastal lisati maismaal üle 3 gigavati nimivõimsust. Ja 2025. algus lisandus veel 2 gigavatti. Gigavatt üks on jämedalt võtta, on üks suur elektrijaam või ehitada. Aga need on nüüd mööda põldu laiali ja nii edasi, nii edasi. Saksamaa tuuleparkide elektrienergia tootmine langes, aga 2025. aasta esimesel poolel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga peaaegu viiendiku võrra, 1/5 läks ära ehk 20%.
kui me räägime 61 teravati tunnini. See on võrrendav ligikaudu 74 teravati tunniga aasta esimese 6 kuu jooksul. See asjaolu näitab selgelt, et tuuleparkide laiendamine ei too automaatselt kaasa elektrienergia tootmisi suurenemist. Ja näete, punasega võite jooni tõmmata nii palju alla, see ei ole minu väljamõeldis, see on sellest samast artiklist. Kui tuult pole piisavalt, võite paigaldada nii palju tuulikuid, kui soovite, aga need lihtsalt ei tooda elektrit. Labad seisavad paigal. Muidugi, kui siin ma olen mitu korda rääkinud, jõusaalide asemel panna sinna üles need jalgrattad väntama, siis tuulikusse siduriga lahti lükata ja siis 3-4 korraga nagu paadiga sõidavad, 1-2 korraga, 1-2, vasak-parem, kogu aeg väntavad, siis saaks elektrit küll ja ega sellel paha mõte ei ole. Aga mille peale ma siin natukene ütlen, kui ma vaatasin ka ühte YouTube'i Saksa ohvitseri saadet võimekuse kohta, et Saksamaal praegult pidi Bundeswehris olema selline treeningu meetod, et käte kõverdamisi ei ole vaja teha, piisab, kui kätte tõmmata sinna lõug üle selle kangi ja hoida 5 sekundit, siis sellega piisab, et sa sobid sõjaväeosasse sõtta teenima. Nii et mina kui väiksena või seal sõjaväes tegin nii 35-40 korda kätte kõverdus, siis seal ei ole mõtet üldse vestelda. Ma nüüd tänapäeval enam ei kõlbaks, sest 5 sekundit rippuda tühjalt seal natukene, ma ei tea. Nii, see oli vahemärkuseks selline läheb. Ja läheme nüüd siis edasi. Ja näete, PDVM ja CCV2V arvutuste kohaselt katsid niinimetatud taastuvad energiaallikad 2025. aasta esimesel poolel Saksamaal üle 54% elektrienergia tarbimisest, näete. Aga eelmise aasta esimesel poolel oli see näitaja 54%. Ja võt sealt aruandes nüüd kirjutatakse niimoodi. Avamere tuuleturbiinide elektrienergia tootmine langes 17%. Samas kui maismaa tuuleenergia tootmine vähenes 18%. Kokku tootsid tuulikud aasta esimesel poolel 61 miljardit kilovatt-tundi elektrit. Aga eelmine aasta oli, näete, 2024. aastal oli 74 kilovatt-tundi. Vaadake, siin oli juurde, et ehitati juurde neid tuulikuid 1 aastaga, aga millegipärast vähem toodavad. Näete, nad ei ole kuhugile ühendada, võrku ei ole. Ja sellepärast siin, kui on sõimati Eesti neid tuulikute arendajaid esimest Harri Raudvere ja vendasid sõnajalgu, siis unustage ära, need on üksikud ja need olid vajalikud ja nad ei risusta loodust ega midagi. Aga kui tuleb massiliselt asju sisse, sest võtame lihtsa variandi ka, kui on, võtame niisuguse imeliku ära, kui on toas 1-2 kärbest lendavad, nad häirivad kuidagi. Aga kui on 1 miljon kärbest, siis seal midagi roiskub ja nendega võidelda on päris tülikas. Võib-olla see ei sobi see selline väljend, aga üksjävevari, 30 aastat tagasi mäletan, oli Peipsi juures, olid elektrikud, panid ka neid endale tuulikud enda kasvuhoonede vee soojendamiseks üles. Nii et siin ei ole midagi, aga kui minnakse lolliks suure massiga, siis on sassis kõik.
ja näete, mis siin ütleb siis, mis oli tubli 13 miljardit kilovatt-tundi vähem toodet kui eelmine aasta samal perioodil. Seega katsid need peaaegu 23,4% Saksamaa elektrienergia kogutarbimist. 2025. aasta esimesel poolel lisandus maismaa tuuleturbiine võimsusega, näete, 2,1 gigavatti. Liideti neid juurde, neid tuuleturbiini, aga nagu ma ütlesin, suur on 1 gigavatt, seda võib arvestada, et suur elektrijaam, võtame siin tuumajaamad on 1,2 või 1200 megavatti on üks turbiinid ja need on. Nii et 1 gigavatt võib arvestada suure elektrijaamaga, siis ehitati 2 tükki, näete, ja võrreldes eelmise aasta sama ajaga, mil neid oli vaid 1,4 gigavatt ja saadi rohkem elektrit. Kuivemate ilmastikutingimuste tõttu vähenes hüdroelektrijaamade elektritootmine samuti 29%, 28,9 gigavatt-tunnini. Samal ajal tõi fotogalvaaniliste süsteemide rekordiline laiendamine eelmisel aastal ja rohkem päikesepaistelisi tundi sel aastal kaasa päikeseenergia 23% kasvu, ligi 47 gigavatt-tunnini aasta esimesel poolel. Samas tuli paljusid päikeseelektrijaamu ka korduvalt piirata. Näete, siin on sinine kriips all, seal on need elektrijaamade väljalülitamiste juttu ja maksumaksjate ja elektritarbijate arve, sest need tootsid lihtsalt liiga palju elektrit ajal, mil nõudlus oli ebapiisav. Mäletate siin ka, kui hakkasid need asjad toimuma, kui prellist lahti ühendamine oli, siis et oi, meil on näed, päeval on miinus elekter, selle eest midagi ei ole. Aga arvestage, kui on miinus elektrit, teda kuhugile maha panda ei ole, siis ta tuleb ju kuhugile lasta. Mingi tarbimine või mingi ära, sest tühjad võrgud ei kannata ka, need ta seal üleval soojenevad ja nii edasi, nii edasi. Ise teate ka seda, kas on autole kasulik, kui auto terve päev tühi käigul töötaks näiteks mootorile. Ta kulutab seda mootorit hoopis jõudsamalt, kui ta sõidaks ja koormus ja õlisurve oleks üleval. No see on mootorite niisugune omapärane. Inimesel samuti, kui ta lamab pidevalt, jääb jõuetuks, aga kui ta liigutab, käib, on ka 100-aastased kõvad jõmmid ja 80-aastased, kes maratonil käivad. Noh, ta on terve elu harjunud liikuma ja proovida kinni siduda, ta rabeleb ikka lahti. Ja viimane lõik, näete, jällegi on selge, et kliimafanaatikute soov mõtlemine ei vasta tegelikkusele. Ei saa lihtsalt ehitada lugematul hulgal tuule- ja päikeseelektrijaamu ning loota, et see kuidagi korda saab. Selliste üleliigse võimsuse eest tuleb maksta nagu varuelektrijaamade eest. Näete, kui teete sinna asja juurde, et teil oleks ära, võtame lihtsalt sellise näite, mult on ka palju küsitud, et kas see on hea väike diiselgeneraator juures, vaadake ise, kui see vool ära läheb teil majast ja kaob seal nädal kaheks ja teil on see diiselgeneraator varuelektriga, töötab teil seal nädal kaks ja proovige siis selle bensiini ja selle raha elektrilevilt või kellegilt kätte saada. Teil ei õnnestu see kuidagi moodi, öeldakse, see on sinu enda probleem. Ja teine pool on ka, et see number on nii väike, et me ei hakka sulle seda ülekannet tegema umbes ja nii edasi, nii edasi. No, et niimoodi on mulle räägitud, vana inimesed seal on, et töötavad niimoodi edasi. Nii, läksime siis järgmise küsimuse juurde. Näete, siin on hea pilt ja võib-olla see pilt tuleb ka meile, kuna me tahame ka Saksamaa moodi olla. Ennem me tahtsime soomlaste moodi olla. Mulle see asi nii meeldib ära, et meil pidi olema
iga kodustatud, igal õigel eestlasel kodustatud soomlane, kohviveski, purukummi, sealt saime kroone ja siis me üks ärimees ka rääkis, kuidas 90 aastat tagasi raha ja dollareid oli ja üks soomlane tuli raudtee või sinna maha sõitis laeva pealt, ütles, autot ei ole müüa, see ütles sulas, kui on kohe ja ostis ära, müüs ära ja tükk aega sõitis Soome numbriga pärast, registreeriti ära, kui see esimene oli. Nii et tollal käis kõik selline asi, raks ja 1-2 korvaga. Aga nüüd näete, kui me tahame ka sakslaste moodi olla ja soomlastega on meil ainult Estlink 1, Estlink 2, Neste ka veel on, Fortumid ja elektrifirmad lähevad minema siin, et nagu ei huvita meie turg, sest see kütus ja selle tootmine ja elektri hind on nii kõrge, siis näete ise. Ja näete, siin all on ka kiri, kes see Merts on, näete, samal ajal kui multimiljonär Friedrich Merz kurdab Saksamaa heakäigu üle, paistab reaalsus paljude Saksamaa liitvabariigi elanike jaoks hoopis teistsugune. Üha rohkem inimesi kaotab elektri, gaasi varustuse, sest nad lihtsalt ei saa enam hinnatõusu endal lubada. Ei jõua maksta. Ja vaatame, kas jõuavad ja kas siin numbrid on ka sees. Näete, hakkaski tulema neid numbrid robinal, sest kui ei ole numbrid, siis ei ole ka ilu, nagu ütles Isaac Newton, matemaatika on asi, milles on tõde ja ilu koos. Ja näete, samal ajal kui Saksamaa vaevleb jätkuvalt majanduslanguses ja üha rohkem ettevõtted lõpetab kõrgete energiahindade ja muude negatiivsete majandustegurite tõttu tegevuse, pole enamikul kodanikel seda võimalust. Palgad ei suuda sageli sammu pidada kasvavate elamiskuludega ning paljude leibkondade jaoks on küsimus selles, kas osta kõigepealt toit või maksta elektri ja gaasi arve. Enamasti on toit prioriteet, mille tulemuseks on energiatarbijatele võlgnevuste suurenemine. Ja näete, tulemust võite ka lugeda sealt ära. 24. aastal suleti 245 000 elektri ja 33 700 gaasiühendust. See on ligikaudu 20% kasv. See mõjutab peamiselt peresid, üksikvanemaid ja madala sissetulekuga pensionäre. See on nii vaatamata asjaolule, et üha rohkem inimesi, need 7,1 miljonit elektri ja 2,2 miljonit gaasi klienti vahetab odavamaid pakkujaid. Näete, nii palju veel on seal neid. 7,1 miljonit ja 2,2. See näitab, et energiakriis pole kaugeltki läbi. Energiapööre, Venemaa vastu suunatud energiasanktsioonid, muud poliitilised möödalaskmised viivad pankrotti mitte ainult ettevõtteid, vaid ka üha suuremat hulka eramajapidamist. Ja see on parimal Saksamaal läbi aegade. Nii, ja läheme edasi. Mis seal nüüd on toimunud? Kas Saksamaal on võrgutasusid muudetud? Näete, võtame selle ka. Võrgutasud on juba kahekordistunud, energiapööre ajab hinnad üles. Ainuüksi viimase 10 aasta jooksul on võrgutasud Saksamaal on energiapööde tõttu ligikaudu kahekordistunud. Need võivad 35. aastaks tõusta kuni 60% veel. Seega on elektrist üha enam saamas luksuskaup. Selle kliimahulluse hind, mida kõik peavad maksma. Elekter on tänapäeva maailmas sama põhivajadus kui iga teine. Ilma elektrita tänapäeva elu lihtsalt ei toimiks ja ilma selleta taandareneksime keskaegsele tasemele. Kuid elektritarbijate jaoks on elektrivarustuses saanud üha enam luksus. Osaliselt on selles süüdi energiapööre. Elektrienergia hind ise, see tähendab hind, mida lõpptarbijad lõpuks maksavad, koosneb tavaliselt
elektrienergia turuhindades, vähemalt paindlike tariifidega klientide puhul. Vastasel juhul tarnijate küsitavatest hindadest, erinevatest maksudest, lõivudest ja võrgutasud. Viimaseid kasutatakse peamiselt elektrivõrkude ja kogu nendega seotud taristu hooldamiseks ja laiendamiseks. Need on aga märkimisväärselt kallimaks muutunud. Nii, ja vaatame viimase selle lehekülje numbritega ära, mis saate ise pidurdada, kui vaja on. Näete, siin on numbrid olemas, aga näete, siin börsi ei ole sees kuidagi muud. Föderaalse võrguagentuuri andmetel olid võrgutasud 2015. aastal veel 15,9 miljardit eurot. Täna on neid juba 33 miljardit eurot. Ja tulemuses näete, kui toona maksis keskmine leibkond kilovatt-tunni eest umbes 6,6 senti, mäletad, meil oli 5 sendiga juttu kogu aeg, siis nüüd on see umbes 11,6 senti. Ja keskmise leibkonna jaoks tähendab see ainuüksi võrgutasude pealt umbes 175 eurot. Näete, siin kui hakkate vaatama, börsihinda ei ole, meil on just ikka kallim see kilovatt. Ja energiamahukad ettevõtted kannatavad veelgi suuremat koormust. Ja kuna näete, koalitsioon keeldub aga üldisest kliimahullusest ja düstroofilisest netonulli eesmärkidest kõrvale kaldumast ning jätkab katastroofilise energia üleminekuga, siis elektrivõrkude kulud jätkavad tõusu. Hinnangute kohasel võivad võrgutasud 35. aastaks, nagu seal eespool oli juttu, 60%, ja arvestades, et poliitikud, näiteks Euroopa roheline kokkuleppe ja muud kliimaga seotud hullused tahavad edendada veel näiteks transpordi elektrifitseerimist, elektriautosid toota, mis põhjustab elektritarbimise hüppelist kasvu, siis kodanike koormus kasvab vastavalt. Ja energia üleminek, mis algas kantsler Angela Merkeli ajal, viidi äärmise kiirusega edasi valgusfoori koalitsiooni ajal. Ja mida nüüd jätkatakse, näete, BlackRocki ja Mersi juhtimisel, on äärmiselt kulukas ettevõtmine, mille eest maksavad hinda kodanikud ja ettevõtted. Ja lõpp on, näete, kui ilusti ütleb, ja kõik see toimub Brüsseli sõbralikul toetusel. Nii et tehke nüüd ise järeldused, ilusad kokkulepped, Brüsseli toetused, kas me peame nii kiiresti panema ja kui siin on, ütleme, plaan B-d ja kõik need ära, et tuleks ikka vaadata need paberid üle, et nad hooga ei tuleks sisse, need eelarvede punktid, sinna eraldamine, tänna eraldamine, võime natukene jokutada ka, ütelda, et sai kõvasti viina võetud, et pea on haige, et täna ei viitsi seda vaadata. Ja nii edasi, peatame vähemalt. Näete, kui raskes olukorras on. Nii, minu poolt kõik. Aitäh. Selles suhtes, et plaan B teeks suuri tegusid küll, aga praegu kiikasin siin ümarlaua chatti ja vaatasin, kuidas siis plaan B videod levivad. Näiteks TikTokis ja siis Facebookis on nii Indrek Pähnapuu kui minu siis kraanid levialal täiesti kinni keeratud, et siin Andro tegi ägedaid videosi, kus ta ruupuriga neid oravaid seal bussist otse sõimas, kui nüüd seal tänava peal oma kondoome jagasid. Aga jah, et selles suhtes, et Reformierakonna käes on nii-öelda meediakontroll ja nii nad represseerivad kõiki vastaseid. Aga sa mainisid oma jutus ka seda, et Eesti alguses üritas nagu Soomet järgi teha, aga millegipärast ma mäletan ka, käis hull Soome jutt, et Eesti on maas Soomest, ma ei tea, 25 aastat või 50 aastat. Aga tahtmine on taevariik, aga saamine on iseasi, et paraku ainult räägiti ja räägiti,
aga Eesti ju Soome suunas ei ole üldse liikunudki, et selles suhtes mina näen praegu üldse, et Eestis toimub täielik stagnatsioon ja mingi asi ei arene. Lihtsalt tammutakse ühe koha peal, isegi on taandareng. Et jah. Aga siinkohal olemegi saatega siiamaani jõudnud, et kõike head ja nägemist. Nägemist. Tervist, head sõbrad! Palun teie mõtteid, sest plaan B viib ellu ju rahva tahet ja rahva mõtteid ja rahvapoliitikat. Mida peaks hävituserakondadelt küsima? Ja võib-olla peaks mõned teised erakonnalt ka veel küsima, kes on opositsioonis. Mida peaks küsima? Läbi Ruupori, läbi plaan B bussi. Pane kommentaaridesse ja jaga edasi, äkki su sõpradel on ka mõtteid. Mida ja kellelt peaks küsima? Küsime ära, kui on asjalikud küsimused. Meil on Eestile plaan B.